ratsionaalarvuline astendaja. Vaatame, kuidas käib astendamine sellisel juhul, kui meie astendaja on suvaline ratsionaalarv, ehk ta võib olla murrukujuline. Enne üldvalemi kirjapanekut vaatame ühte arvulist ülesannet ja ülesande lahendamisel kasutame valemit. Et olgu siis ülesandeks järgmine. 5 juur arvust 2 astmes 15. Otse loomulikult, et me võime selle ka ümber kirjutada järgmisel kujul. 2 astmes 3 ja siis astmes 5. Kasutades eespool toodud valemit, meie tulemuseks on 2 astmes 3. Tegelikult täpselt sama tulemuse meie siis saaks ka siis, kui meie otse juba algul jagame astendaja juurijaga. Ehk ikkagi tulemuseks on 3. Ja nüüd paneme kirja ratsionaalarvulise astendajaga astme definitsiooni. A astmes m jagatud n-iga võrdub n-s juur a astmes m. Ja arvestame, et a on suurem kui 0. M kuulub täisarvude hulka. N kuulub naturaalarvude hulka ja n on suurem või võrdne 2-ga. Ja üks märkus ka siia, et juurijana kasutatakse üldjuhul naturaalarve, seepärast kirjutised -2 ja 3 või -3 juur 9 ei ole soovitavat. Näide 1. 9 astmes 1/2. Eespool toodud valemi järgi me võime nüüd ümber kirjutada juureks. Tegemist on teise juurega ja 9 astmes 1. Loomulikult 2 me ei kirjuta juurijaks ja 1 me ei kirjuta astendajaks, nii et tegelikult see ei ole midagi muud kui ruutjuur 9 ehk 3. Näide 2. 8 astmes 2/3. Täpselt sama valemi järgi me kirjutame, et see on 3. juur, kuupjuur ja 8 astmes 2. Nüüd edasi meie võime arvutada 2 viisil ja praegu on see tõesti mugav mõlemal viisil, aga kui arvud on suured, siis üks nendest viisidest ei ole mugav. Ja nimelt me saaks esimesel arvutusel, et see on 3. juur, astendame juuritavad 64 ja 3. juur 64 on 4. Teine aga võimalus seisneb selles, et kui me paneme tähele, et 3. juur 8 täiesti olemas ja astendaja 2 praegu tegelikult teeb raskusi arvutamisel. Arvud lähevad suuremaks. Nii et kasutades juurte omadusi, meie võime astendaja kasutada hiljem, et esimesel sammul me arvutame välja kuupjuure 8, milleks on 2. Niisiis juba tõstame astmelise 2 ja tulemus on ikka 4. Vaatame kolmandat ülesannet. 0,027 ja astendaja on -1/3. Tegemist on 10 murruga
kasulik teisendada harilikuks murruks, see on siis 27 tuhandikku ning astmes -1/3. Astendaja on negatiivne, keerame meie sisemise murru ümber, 1000 astendajaks on 1/3, 27 on nüüd nimetajas ja nüüd just eespool toodud valemi järgi me teame, et 3 läheb juurijaks, tegemist on kuupjuurega ja 1 on astendaja ja ühte astendajaks me ei kirjuta, 1000 27. Ja nüüd võtame kuupjuure eraldi nii lugejast 1000 kui ka nimetajast ning saime 3 tervet, 1/3. Näide 4. Kirjutame juuremärgi abil avaldise A + B astmes 0,8. Astendaja on kümnendmurd, teisendame harilikuks murruks ja kasutame eespool toodud valemit. 8/10 võib loomulikult taandada, see on siis A + B astmes 4/5. Nüüd endiselt nimetaja näitab meile juurijat, juurija on 5 ja lugeja näitab meile astendajat. Et see on meie tulemus. Ja viimaseks ülesandeks kirjutame just astmena. Olgu meile antud juur, näiteks 6 juur x ruut y astmes 5. Kirjutame siis selle juure astmena. X astmes nüüd 2/6, see on siis x astendaja ja y on astmes 5/6. Natuke taandame, x jääb astmesse 1/3 ja y kõrvuti 5/6. Et see on siis meie vastus.